Tartu Herbert Masingu koolis toimus iga-aastane karjääripäev, mis tõi tänavu kokku rohkem külalisi kui kunagi varem. Päeva eestvedajaks oli kooli karjääriõpetaja Madis. Uurisime temalt, miks selline päev õpilaste jaoks oluline on. 9. klassi õpilased tegelikult ei tea, mida nad võiksid edasi õppima minna ja isegi kui neil mingisugune suund või mõte on olemas, siis karjääripäev annab võimaluse tutvuda erinevate koolide ja organisatsioonidega. Madise sõnul teeb Masingu kool karjäärinõustamise valdkonnas tihedalt koostööd ka Töötukassaga. Me suuname väga paljud õpilased tegelikult Töötukassa karjäärinõustamisele. Me teeme Töötukassaga pidevat koostööd ja lisaks sellele me suuname neid ka erinevatesse koolidesse karjäärinõustamisele, siis näiteks Voko karjäärinõustaja juurde ja vastavalt siis koolile, et mis huvi on. Samuti juhtis Madis tähelepanu vigadele, mida õpilased võivad oma karjääriteed valides teha. Mõelda neid võimalusi enda jaoks piisavalt läbi. On vale ettekujutus mingite karjäärivalikute osas. Ei taheta näiteks üldaineid omandada, tahetakse otsekutset hakata omandama või tegelikult kõige levinum mure on see, et ei teata, kuhu siis täpsemalt edasi minna. Karjääripäeval oli esindatud ka Astangu kutserehabilitatsioonikeskus. Meie Astangu keskuses on väga tugev tugiteenuste süsteem ja meie maja töötajad ja õpetajad ja teenuste spetsialistid on väga suure missioonitundega. Meile saab kandideerida läbi SAIS-süsteemi. Astangu keskuses on väga hea atmosfäär, et sinna on tõesti oodatud kõik erivajadustega noored. Osalejate seas oli ka Heino Elleri muusikakool. Ellerisse peaks ta tulema siis, kui teda huvitab muusika ja muusika edasiõppimine. Eestis ei ole just väga palju võimalusi selle muusika edasiõpinguteks keskhariduse tasemel, nii et meie oleme üks nendest. Meile ei saa tulla õppima muusikat päris nullist. Meil peab olema, meie juurde tulemiseks peab olema nii-öelda juba baas olemas. Ta peab olema õppinud muusikat kas kuskil muusikakoolis, kuskil stuudios, kuskil eraõpetaja juures. Tal peab olema mingisugune teadmine muusikast ja ta peab oskama mingit pilli natukene mängida. Sel õppeaastal asus Masingu kooli juhtima uus direktor. Uurisime, kuidas tema senine kogemus on olnud. Loomulikult on see tunnetus natukene teistmoodi. Nüüd on üks suurem kool, aga kahtlemata ma arvan, et see on igal juhul väljakutse. Öelda, et on olemas, aga ma arvan, et tunnetus on see, et ma ei ole küll hetkel vist küll isiklikult kahetsenud neid valikuid, mis ma olen teinud. Direktori sõnul on Masingu kooli üheks eripäraks see, et füüsiline puue ei ole takistuseks hariduse omandamisel. Meie erikooli erisus tähendab seda, et enamus meie õpilasi võiks ja peaksid olema riiklikul õppekaval, mis tähendab seda, et kui sul on füüsiline puue, mis takistab sinu liikumist, ei peaks olema see takistuseks, et sinu võimeid arendada. Ta lisas, et Masingu kool on jätnud märkimisväärse jälje Eesti haridussüsteemi. Ma arvan, et Masingu kool on oma unikaalsusega jälje Eesti haridusellu juba jätnud. Ma tahaksin küll öelda või tagada enda poolt ja koolipere motiveerimisel, juhtimisel seda, et see saavutatud tulemus, milleks on nii kuvand kui ka tegelikult heade tulemustega lõpetajad, et see ei väheneks. Ja paraku ma pean ütlema, et need ohud, mis näiteks on väiksemates maakoolides või mujal, kus õpilaste arv demograafiliselt väheneb. Mina kardan, et seda ohtu erikoolides küll ei ole. Samas on direktori hinnangul Masingu kooli tulevik helge. Ma arvan, et 10 aasta pärast võiksime olla uues koolimajas, kus on tagatud juba sinu poolt mainitud ennem liikumispuudega inimestele kõik need võimalused, erinevad tasapinnad, kogu see toetus sinna juurde ja meil on olemas kogu see keskkond, mida Masingu kool pakub, ehk siis just nimelt väiksemad klassid, tõhustatud toed, tugimeeskonna tegevus, mis aitab seda hoida ja tõsta ning et ma arvan küll, et meie tulevik, mina julgeksin öelda küll Mark Twaini sõnadega, kes ütleb, et jutud Masingu kooli hääbumisest on küll tugevasti liialdatud.